soovime ise endale kah head uut aastat. Ja väike näide sellest on need uue aasta lubadused, mida me ette võtame. Ja need võivad olla, mida me kõige rohkem televisioonis kuuleme, kas need meile maksvad on või mitte. Ma tahan paremini süüa, ma tahan oma tervist paremini hoida, ma tahan natukene kaalu kaotada, ma ei taha nii palju suitsetada, võib-olla viina joomine läheb üle mõistuse. Ma muudan seda. Ja mis me leiame, on see, et jah, meil on head kavatsused niisugustes lihtsates asjadeski, mis teatud määral käivad meie tahtejõu alla. Aga kuidas läheb meie kogudus edasi? Kogudus läheb nii hästi edasi, kui selle liikmed edasi lähevad. Ja mitte üks sammgi paremini, kui selle liikmed on. Kuidas me lähme siis edasi? Kuidas on meie palvetamisega, Jumala sõna kuulmisega, sakramentidest osavõtmisega? Ja me ütleme jälle, muidugi tead, me võime see aasta paremad olla, kui me möödunud aasta olime. Ja jaanuarikuus on kõik sarnased lubadused tehtud ja midagi 90% on nendega lõpetanud märtsikuus. Niisugune omapärane statistika. Aga see näitab seda pühakirja tõde, ei olegi kerge, et me muudame ja jätkuvalt muudame, uuendame oma elu. Ja küsimus sellepärast ei seisne mitte meie soovides ja tahtmises, need on meil olemas, soovid on olemas, tahtmine on olemas. Küsimus seisab jõus läbi viia, mida sa soovid ja tahad. Ja see jõud on, mida meil on palju vähem ja puudub. Aga sellesse olukorda, kus me kõik inimestena viibime, kostab nüüd just see Jeesuse Kristuse evangeelium. Ja evangeelium on kreeka keele sõna ja tähendab rõõmusõnu. Ristiusk oma tuumas ja puhtuses on rõõmus sõnum sellest, et meie kõikide elu jaoks on olemas Jumal oma armastuse ja oma abiga. Ja sellel teemal räägib oma jõuga. Just see, mis meil kuulub. Tahe meil on, head mõtted meil on. Puudub jõud läbi viia. Aga Jumalal on jõud. Inimesena ma ei suuda iseennast põhiliselt muuta ega aidata. Aga minu võimetuse kõrval on olemas Jumal ja tema suur jõud, mis tahab ja on võimeline tooma vajalikku abi, mis võib tuua tungiva ja jäädava muudatuse iga inimese ellu. Ja see on siis, mis mulle on võimatu, ei ole võimatu Jumalale, kes mind on loonud, mind Jeesusest Kristusest lunastanud ja väsimata armastusega armastanud. Selle Jumala laps, Jumal muudab inimest, mitte inimene üksinda. Ristiusu olemust on inimesed tihtipeale väga valesti mõistnud. Ristiusk on peetud süsteemiks, mis meile ette kirjutab, mida sa võid teha ja mida sa ei või teha. Ja muidugi on tõsi, Jumal nimetab asju nende õige nimega. Must on must ja valge on valge. Ta ei varja elu ohtlikke teekäänakuid ega kuristikke. Ja sinna ja ainult sinna ta on pannud oma käsuseaduse, mis on selge hoiatusmärgid. Tee seda ja sul on probleem. Tee seda, sa satud raskusesse. Tee seda, sa sõidad kraavi. Ja sellepärast ära tee. Ja üks nendest on
pühitse püha päev. Päeva, mis on pühendatud Issandale, kus su mõtted liiguvad oma Jumala läheduses. Kristiusk oma tuumas koosneb mitte käskudest, hoiatusmärkidest meie elude ääres, vaid usu tuumaks on Jumala armastus Jeesuses Kristuses. Evangeelium kõneleb sellest, et meid on loonud ja lunastanud Jumala armastus ja see on see rõõmusõnum. Ja see rõõmusõnum ütleb, mis Jumal on teinud meie heaks ja teeb edasi. See ei ole mitte kuskil minevikus tehtud. Teeb edasi. Usalda ennast Jumala käe. Ja õige kristliku usu ja elu olemus on see, et me õpime Jumalat oma elukoolis lähemalt tundma, vastu võtma ja ellu rakendama asjaolu, et Jumal on meie Jumal, minu isiklik Jumal ja ütlema südamest, ta on minu Jumal. Kristus on minu lunastaja. Mitte ainult kuskil üldiselt, isiklikult, minu oma.